Nii, lähme Canvas nüüd edasi ja ma näitan sulle, kuidas saaksite näiteks midagi taolist teha. Kõiki neid elemente kasutades. Kasutame jälle seda pilti siin. Teeme temast siukse lõpliku uhke pildi. Tulen avalehele jälle ja nüüd vajutan loo kujundus. Ma saan kohe siit võtta mingit kuvasuhet. Kui ma juba tean, mida ma teha tahan, on ju. Kõik on valmis, aga kui sa ei leia siit, mida saad teha, noh, siin ei ole õiget suurused. Vaata, pane custom size, paned ise siia oma tühikud ja kirjutad laius, kõrgus. Ta kohe teeb sulle valmis. Minul on näiteks siukene suurus Instagrami postitus, vertikaalpostitus. Ta juba ise soovitab selle suurusjärgi, sest vaata, see osa, mis ma praegu siin ära katsin, et see ongi see osa, mida keegi näeb Instagramis, et kõik see, mis üles jääb ja selle alla, seda ta ei näe nagu minu, et näed, see osa jääb siia peitu, et tegelikult siin näiteks mul on see tekst, seda pole näha siin, et selle vertikaalpostitusega ongi see hea asi, et saad nüüd teksti ära peita. Kustutada ära kõik siin, teeme sama asja. Okei. Kõigepealt, paneme kõigepealt tausta paika. Tausta värv minul on siukene, sa paned ise siit mingit värvi sealt siia värvikoodi panna. Okei. Ja mul on tegelikult siin üks siukene gradient asi. Ja saame nagu siukest dimensiooni sisse. Et gradienti saab niimoodi, et kirjutage lihtsalt gradient siia. Need sa pead graafiku peale, need see on siuksed huvitavad efektid. Võtab, mis sinule meeldib. Ja taaselt värvi muuta siit. Nii, mis edasi? Noh, nüüd paneks teksti, eks ole. Minul on siuke nimi siis fondil, okei. Võtan teksti siit. Ma võin kohe siit haarata midagi või panen lihtsalt lisateksti väli. Tõmban suureks. Siit saab fonti muuta. Valid siit midagi. Aga minul on teada juba, mis mul vaja. Võtan selle siis. Kuidas AI abiga. Okei. Teen ta suureks. Stuäri. Nii. Muudame värvi valgeks. Ta mul läheb isegi natukene üle. Teen duplikaat sellest. Mul on siin veel üks. Olla kuni 50% produktiivsem. Selle teeme väikseks. Mahub ühele joonele. Okay. Nii. Ja nüüd üks hea asi, mida ma näitan sulle, et kui sa vaidad mingi objekti peale, vaata, siin on siuke asi nagu asend. Panen keskel. See nagu lükkub keskel, et kui sul, ma ei tea, tegi sassis. Lükkub keskele. Ja nüüd, et seda niimoodi ettevaatlikult lükata, saad nooltega klaviatuuri peal üles-alla, sest ta nagu hästi väikeste tükkidega võtab. Kui sa hoiad shifti all, ta võtab nagu suurte tükkidena, et ta läheb hästi mitte nii aegselt, aga kui sa hoiad shifti, näed nagu suurem vahemaa tuleb. Okay. Kust ma selle nooleks siia sain? Elemendid. Kirjutasin siia error, nool, graafika peale ja näed, see on hästi palju neid. Hästi palju. Tahad midagi? Saad ta nüüd suureks väikseks tõmmata. Siit värvi muuta. Nihutad, kus vaja. Ma võtsin teise noole. Üles alla. Ja kuidas ma seda fotoasja siin tegin? Tegelikult vaata, mul on siin 2 eraldi pilti. Anda seda nagu ruumilisust. Raam. Kui sa näed raami, kohe võtad raama. Kui sa ei näe, saad ise kirjutada siia raam, kus on eesti keeles. Kui on inglise keeles, frame. Mul on eesti keeles, nii et raam. Peas, et tuleb siukene siin ja paned nüüd kuva kõik. Ja vaata, kui palju siin on lihtsalt neid valmis asja. Selle raamiga on see hea see, et sa viskad oma foto sinna sisse ja ta jätab siukse kuju, et võtsin selle. Lähendab paika. Nii, teeme ta suureks. Hakkame ta seal poole. Niimoodi. On siin mingi teine kuskilt haaratud, nii et mis ma praegu teen. Ma võtaks selle siit. Lükkan ta siia asemele. Nii, okei. Ja nüüd sul on see raam olemas siin, midagi valitud. Viskad oma foto siia,
või noh, kui sul juba siin olemas. ja saad siit ka laadid üles faile. sa ei pea muidu viskama. nii, võtad fotost kinni. näed, ta ise paneb. kui sa hiirega peale lähed, lased lahti. nii, nüüd on olemas. nüüd vajutan paar korda peale, 2 korda, vaata, ma saan ta nüüd natukene siin setida. hakkame ülespoole. niimoodi, okei. ja tal on nüüd pea kadunud siin, mis ma olen teinud, ongi tegelikult tausta on ära lõiganud siin. seda ma tegin, seda saad ka ai tööriistega teha, mida ma sulle jagasin. Need võttis tausta välja. ja noh, mul on siin 2 tegelast, et üks asi, mida ma saan teha, on võtan selle peale paar korda. saan ta siit niimoodi nüüd välja lõigata, enter, nüüd on ainult tema siin. seda saan ka natukene või lõikangi ainult nii palju, nagu mul vaja on, pead. ja näed, nüüd juhtub siuke asi, nüüd ma võiksin selle lukku panna siin, siit lukustan. see nüüd, ma ei saa seda näppida, midagi ei juhtu. nüüd põhimõtteliselt settingi selle inimese peas. see võib natukene keeruline olla. ta loomulik välja näeks. noh, tuli välja, okei. nüüd paneks teksti siia ka. ma selle kasti siit sain. see on ka niimoodi, et ma kirjutasin ise tegelikult Square on ju. peas, et ta, vaata, et sa võid graafika alt võtta teiste inimeste omi. aga ma ei teinud seda, sest vaata, ma võtsin kohe, mis Canval on, et Canval on ka tehtud oma mingid kujundid. noh, kujundid on nii, siin. Vot selle võtsin siit. sest sellega vaata see hea asja, et saad seda niimoodi mugavalt endale nii suureks teha nagu vaja. ja siit sa saad seda nurka ümaraks tõmmata. tõmbasin ta valgeks. asend keskel tekst. ma võin jälle lihtsalt dubleerida. ja muudan fonti lihtsalt siit. Roboto, noh, pani, ei pannud. jäta aga hiljemaks. teine font, tekst väikseks. nii. noh, üks asi veel, mida saab teha, vaata siit. läbipaistvus saab niimoodi õrnemaks tõmmata midagi. paistaks läbi kuskilt. Oja. ja üks vajalik, noh, üks hea asi veel, kui sa ütled mingi asja peale vaadata, peale asend, et okei, üks asi, mis ma näitasin, et saad niimoodi siit korrastada. keskele viskab automaatselt, on siis üks asi veel, on kihid. siin sa näed, mis kihi peal miski on. vahepeal teed sihukest ruumilist, nagu minul on, nii et tahaks, et üks asi oleks teise peal. näitakski, et see kast siin, näiteks kui ma lükan ta selle foto alla, näed, sa ei näe enam teda, ta on selle foto all peidus. tekstiga samamoodi. ta on foto all seal, nüüd on foto peal. saab niimoodi sättida. või saab ka niimoodi teha, et vajutadki mingi asja peale, parem klikk, kiht ja saad siin ise määratleda, et palun viskada kõige alla. või lükkad ainult üks kord tahapoole. või saan ettepoole lükata, siin on mul lihtsalt kovatõmmised. ja et seda niimoodi siin jätkata, panengi lihtsalt dubleeri, lihtsalt asendan need tekstid, ma ei pea peale seda kirjutama, et ta säilitab kogu aeg seda sama stiili. ja saad siia lehtedele nimed panna, 3 bla. sest kui sa seda alla laed, siis on pärast mugav saada aru, mis on mis. et kuidas seda alla laadida ongi, et paned siia jagamine, allalaadimine. saad siit faili tüüpi määratleda ja siit saad kõik need lehed võtta, mis sa tegid. sa saad ise üksikult valida või pane avata kõik, on ju, valmis. nii, tähendab zip-faili, et seda nüüd avada, paned parem klikk sellele extract'i kõik välja. nii, kõik meie asjad siin. nüüd sa tead, et siin, kuidas siin saab teksti panna, mingeid elemente, huvitavat raame, kuidas ai pildiga midagi põnevat teha, põhimõtteliselt. tekstiga on tegelikult üks asi veel, mida ma ei näida, saad siin teda joondada.
saad loetelu punktid panna kogu aja. Kui sul on, kui sa ei tükeldanud seda teksti, et sul ongi niimoodi nagu 2 rida ühe sees, siin sa saad seda ka ise niimoodi nüüd muuta. Siis sa saad efekti anda ka. Selle hästi ettevaatlik olla. Et sa tõesti, kui sa ei tea, mida sa teed sellega, sa võid oma pilti kohe hästi nagu täitsa jubedaks tõmmata. Et siin väga ettevaatlik olla. Ma arvan, kõik oluline on nüüd ära öeldud.